14. kiri. Keskne ja jumalik universum. Täiuslik ja jumalik universum asetseb kõige loodu keskmes ning on see igavene tuum, mille ümber kogu hiiglaslik ajas ja ruumis loodu tiirleb. Paradiis on ta absoluutselt püsiv hiigelsuur keskussaar, mis puhkab liikumatult otse suurejoonelise igavese universumi südames. Selle keskse planeetide perekonna nimeks on Havona ning see jääb kohalikust Nebadoni universumist väga kaugele. Tema mõõtmed on hiiglaslikud ning mass peaaegu uskumatult suur. Havona koosneb 1 miljardist kujuteldamatult kaunist ning võrratult suurejoonelisest sfäärist. Ent selle hiiglasliku loodu tõeline suurus jääb väljapoole inimmeele adumisulatust. Tegemist on ainsa püsivalt paigale asetunud, täiusliku ja kindlaks kujunenud maailmade kogumikuga. See on algusest lõpuni loodud ning täiuslik universum, mitte evolutsiooni tulemus. See on täiuse igavene tuum ning selle ümber tiirlevad lakkamatus ringkäigus universumid, mis kujutavad endast gigantset evolutsioonilist eksperimenti. Nende jumala loojate poegade kartmatud avastusretke, kes üritavad ajas ja ruumis taas luua neile eeskujuks olevat universumit, seda jumalikku, terviklikkuse ülima lõpetatuse, lõpliku reaalsuse ning igavese täiuse ideaali. 1. Paradiisi Havona süsteem. Paradiisi äärealadelt küünivad 7 superuniversumi seespoolsete piirideni järgmised 7 ruumiolukorda ning liikumist. Esiteks, paradiisiga külgnevad liikumatud keskruumi tsoonid. Teiseks, paradiisi 3 ning Havana 7 ringluse päripäeva suunatud liikumine. Kolmandaks, Havana ringlusi keskse universumi tumedatest gravitatsioonikehadest lahutavad suhtelise vaikuse ruumitsoonid. Neljandaks, tumedate gravitatsioonikehade sisemine vastupäeva liikuv vöönd. 5. Teine ainulaadne ruumitsoon, mis eraldab tumedate gravitatsioonikehade 2 ruumirada teineteisest. 6. Tumedate gravitatsioonikehade välimine vöönd, mis liigub ümber paradiisi päripäeva. 7. 3. suhteliselt vaikne ruumitsoon, mis eraldab tumedate gravitatsioonikehade välimist vööndit 7 superuniversumi kõige seespoolsematest ringlustest. Havana 1 miljard maailma on seatud 7 kontsentrilisse ringlusesse, mis vahetult ümbritsevad paradiisi satelliitide 3 ringlust. Havana kõige seesmisem ringlus hõlmab rohkem kui 35 miljonit maailma, kõige välisem aga enam kui 245 miljonit. Vahepealsetesse jagub neid eelmistega proportsionaalselt. Iga ringlus erineb teistest, kuid kõik nad on täiuslikult tasakaalus ja oivaliselt korraldatud ning igaüht neist läbistab lõpmatu vaimu eriline esindatus. 1 7 ringluste vaimust. Muudele ülesannetele lisaks kooskõlastab iga selline mitteisikuline vaim taevaste probleemide lahendamist kõikjal oma ringluses. Havana planetaarsed ringlused ei asetse üksteise kohal või all, vaid nende maailmad järgnevad üksteisele korrapärases lineaarses järjestuses. Keskne universum tiirleb ümber liikumatu paradiisisare, otse kui mõõtmatult suur tasand, mis koosneb 10 kontsentrilisest püsikindlaks muutunud üksusest, paradiisisfääride 3 ringlusest ning 7 Havana maailmade ringlusest. Füüsilises mõttes kujutavad kõik Havana ja paradiisi ringlused endast ühte ja sedasama süsteemi. See aga, et nende vahel vahet tehakse, johtub toime ning haldamis erinevustest. Aega paradiisis ei arvestata. Keskse saare põlisasukad hoomavad järjestikuste sündmuste kulgu loomupäraselt, ent aja kulgemine liitub Havana ringlustega ning seal viibivate arvukate taevast ja maist päritolu olenditega. Igas Havana maailmas kehtib oma kohalikust ringlusest määratud aeg. Mingi teatava ringluse kõikides maailmades on aasta ühepikkune, sest kõik nad tiirlevad ümber paradiisi ühteviisi ning nende planeedi aastate pikkus kahaneb, kui liikuda välisematest ringlustest seespoolsemate suunas. Lisaks Havana ringluste ajale on olemas paradiisi Havana standardpäev ning kehtivad veel muudki ajamäärangud, mille üle otsustatakse 7
lõpmatule vaimule kuuluval Paradiisi satelliidil, kust need ka üldiselt teatavaks tehakse. Paradiisi Havana standardpäev põhineb ajal, mis kulub Havana kõige sisemisemal ehk esimesel ringlusel ühe tiiru sooritamiseks ümber Paradiisi saare. Sellesse ringlusesse kuuluvad sfäärid liiguvad tohutult kiiresti. Siiski kulub neil oma asendi tõttu tumedate gravitatsioonikehade ning gigantse Paradiisi saare vahel orbiidi läbimiseks ligemale 1000 aastat. Kui teie silmad on kunagi jäänud peatuma ridadele, sest üks päev on Jumala juures nagu 1000 aastat ja nagu vahikord öösel, olete ise seda teadmata lugenud tõde. Paradiisi Havana päev on täpselt 7 minutit ning 3 ja 1/8 sekundit pikem kui 1000 aastat praegu Orantial kehtiva liigaasta kalendri järgi. Kõigis 7 superuniversumis on see Paradiisi Havana päev aja mõõtmise standardiks, ehkki igaühes teist kehtivad omaenese sisemised ajastandardid. Selle hiiglasliku keskse universumi äärealadel Havana maailmade 7. vööndist sootuks kaugemal tiirleb uskumatu hulk tohutu suuri tumedaid gravitatsioonikehhi. Need rohkearvulised tumedad massid on paljude omaduste poolest muudest kosmilistest kehadest sootuks erinevad, koguni nende kuju on hoopis teistsugune. Need tumedad gravitatsioonikehad ei peegelda ega neela valgust. Nad ei reageeri valguse füüsilisele energiale, vaid ümbritsevad ja varjavad Havanat nii täielikult, et peidavad ta koguni kõige lähemate ajas ja ruumis asustatud universumite pilgu eest. Tumedate gravitatsioonikehade ulatusliku vööndi jagab 2 võrdseks ellipsitaoliseks ringluseks eriline kosmose sekkumine. Sisemine vöönd tiireb vastu päeva, väline aga päripäeva. Niisugune vastassuunaline liikumine koos tumedate kehade ebaharilikult suure massiga tasakaalustab Havana gravitatsioonivälja jõujooned sedavõrd tõhusalt, et muudab keskse universumi füüsikalises mõttes tasakaalustatud ning täiuslikult stabiliseeritud looduks. Tumedate gravitatsioonikehade sisemine ringlus on ehituselt torujas ning koosneb 3 ringikujulisest grupeeringust. Selle ringluse ristlõige näiteks meile 3 kontsentrilist ringi, mis kõik on enam-vähem võrdse tihedusega. Tumedate gravitatsioonikehade välimine ringlus on korraldatud ristloodselt ning küünib sisemisest ringlusest 10 000 korda kõrgemale. Välimise ringluse vertikaalläbimõõt on tema põikisuunalisest diameetrist 50 000 korda suurem. Nende gravitatsioonikehadest moodustava 2 ringluse vahele jääv ruum on ainukordne. Kogu ääretus kosmoses ei leidu kusagil midagi selle sarnast. Seda tsooni iseloomustab hiiglaslik üles-alla suunatud laineliikumine ning seda läbistab tundmatut liiki tohutu ulatusega energiategevus. Meie arvates ei hakka väliskosmose tasandite tulevast evolutsiooni iseloomustama mitte midagi niisugust, nagu seda on tumedad gravitatsioonikehad. Me peame seda gravitatsioonijõudusid tasakaalustavate määratute kehade vahelduva suunaga ringlevat liikumist unikaalseks kogu tervikuniversumis. 2. Havana ülesehitus. Vaivolendid ei asu pilvedega täidetud ruumis ega ela eeterlikes maailmades, vaid nende asukohaks on reaalsed materiaalsed sfäärid, täpselt niisama reaalsed maailmad kui need, kus elavad surelikud. Havana maailmad on tõelised ja konkreetsed, kuigi nende konkreetne aines erineb 7 superuniversumi planeetide materiaalsest korrastatusest. Havana füüsilised reaalsused kujutavad endast erilist energiakorrastatuse liiki. See erineb tublisti kõikidest nendest, mis domineerivad kosmose arenevates universumites. Havana energiad on 3. Superuniversumi energiamateeriaüksused sisaldavad 2 energialaengut. Ehkki nii negatiivses kui ka positiivses faasis on tegu ühe ja sellesama energiavormiga. Keskne universum on loodud 3-selt. Kolmsus. Kohaliku universumi aga on otseselt 2-selt loonud looja poeg ning loov vaim. Havana mateeria koosneb täpselt 1000 korrastatud keemilisest põhielemendist ning Havana energia 7 vormi tasakaalustatud toimimisest. Igal neist 7 põhienergiast on olemas 7 ergastusfaasi.
Niisiis reageerivad Havana pärisasukad 49 eri tajumismeelt mõjutavale ärritajale. Teisisõnu, puhtfüüsilisest seisukohast on keskse universumi põlisasukail olemas 49 spetsiifilist tajumismeelt. Morontia tajumismeeli on 70 ning kõrgemaid vaimseid reaktsioone eri ärritajatele on olendi liigist sõltuvalt 70 kuni 210. Urantialased ei suudaks näha mitte ainsatki keskse universumi füüsilistest olenditest ning mitte ükski nendes kaugetes maailmades toimivatest füüsilistest ärritajatest ei kutsuks teie tahumatutes tajumisorganites esile vähimatki reaktsiooni. Kui urant ja surelikku õnnestukski Havanasse viia, oleks ta seal kurt ja pime ning ka tema teised meeled ei toimiks. Ta suudaks tegutseda vaid kui piiratud ja kartlik loodud olend, kes on ilma jäetud kõikidest keskkonnaäritajatest ning järelikult ka kõikidest oma võimalikest reageeringutest niisugustele ärritajatele. Keskses universumis esineb arvukalt niisuguseid füüsilisi ilminguid ja vaimseid reaktsioone, mida urantiataolistes maailmades ei tunta. Kolmese loodu põhikorraldus erineb täielikult loodud aja- ja ruumi universumite kahesest ülesehitusest. Kõik loodusseadused on omavahel kooskõlla viidud hoopis teistel alustel kui need, mis toimivad areneva loodu kahese energiasüsteemides. Kogu keskne universum on korrastatud vastavalt täiusliku ja sümmeetrilise juhtimise kolmesele süsteemile. Kogu paradiisi Havana süsteemis hoitakse püsivalt täiuslikku tasakaalu kõikide kosmiliste reaalsuste ning kõikide vaimsete jõudude vahel. Paradiis, mille mõjuväli materiaalse loodu üle on absoluutne, hoiab alal keskse universumi füüsilisi energiaid ning korrastab neid täiuslikul moel. Oma kõikehõlmava vaimu mõjuvälja osana toetab igavene poeg ülitäiuslikult kõikide Havana asukate staatust. Katsekorras ei sünni paradiisis mitte kui midagi. Paradiisi Havana süsteem on loometäiusest kantud terviküksus. Kogu keskses universumis on igavese poja kõikne vaimugravitatsioon hämmastavalt aktiivne. Kõiki vaimuväärtusi ja vaimseid isiksusi tõmmatakse lakkamatult sissepoole, Jumalate asula suunas. See tung Jumala poole on jõuline ning seda ei saa eirata. Taotlus jõuda Jumalani on tugevam keskses universumis. Mitte sellepärast, et seal oleks vaimugravitatsioon tugevam kui kaugemates universumites, vaid seetõttu, et Havanasse jõudnud olendid on täielikumalt vaimsustatud ning järelikult ka vastuvõtlikumad igavese poja vaimugravitatsiooni kõigse tõmbejõu igipüsivale toimele. Samal kombel tõmbab lõpmatu vaimgi kõiki intellektuaalseid väärtusi paradiisi poole. Kogu keskses universumis toimub lõpmatu vaimu meelegravitatsioon ühes igavese poja vaimugravitatsiooniga ning need kaks üheskoos moodustavadki tõusvatele hingedele nii iseloomuliku tungiva soovi leida Jumal, jõuda jumaluseni, saada paradiisi ning tunda isa. Havana on vaimselt täiuslik ja füüsiliselt stabiilne universum. Keskse universumi juhtimine ning tasakaalustatud püsivus näivad olevat täiuslikud. Kõike füüsilist või vaimset saab täiesti täpselt prognoosida, ent meeleilmingute ning isiksuse tahte puhul see ei õnnestu. Me järeldame küll, et patu esinemist võib pidada võimatuks, kuid teeme sellise järelduse eeldusel, et Havana vaba tahtega olenditest põliselanikud ei ole veel kunagi olnud süüdi selles, et nad jumaluse tahtest üle astuvad. Kogu igaviku vältav on need taevalikud olendid püsinud pidevalt ustavaina päevalt igavestele. Ka pole pattu täheldatud mitte ainsaski olendis, kes on tulnud Havanasse palverändurina. Mitte ühegi keskses Havana universumis loodud või sellesse universumisse lubatud isiksuste rühma ainsagi liikme puhul ei ole kunagi täheldatud mingit väära käitumist. Ajauniversumites toimiva valiku vahendid ja meetodid on nii täiuslikud ning sel määral jumalikud, et kogu Havana ajaloo vältel ei ole veel mingit eksitust juhtunud. Iialgi pole tehtud ainsatki viga. Kesksesse universumisse ei ole kunagi ühtegi tõusvat hinge enne vastu võetud, kui selleks on käes õige aeg. 3. Havana maailmad.
mis keskse universumi valitsusse puutub, siis seda ei olegi. Havana on nii võrratult täiuslik, et mingit intellektuaalset valitsemissüsteemi ei ole tarvis. Seal pole seaduste alusel toimivaid kohtuid ega seadusandlikke kogusid. Havana vajab vaid haldusjuhtimist. Keskses universumis võib jälgida tõelise omavalitsuse ideaalide teostumist. Sedavõrd täiuslikel ning peaaegu täiuslikel intellektioolenditel ei ole valitsust tarviski. Nad ei vaja mingeid eeskirju ega juhiseid, sest nende puhul on tegu juba sünnipäraselt täiuslike olenditega. Nende sekka on toodud loodud arenguolendeid, kes juba ammu on läbi käinud superuniversumite, ülimate tribunaalide, valvsa pilgu alt ja heakskiitu leidnud. Havana haldamine ei ole automaatne, ent ta on võrratult täiuslik ning jumalikult tõhus. Peamiselt tegeletakse sellega planeedi tasandil ning vastavaks halduriks on sellel planeedil elav päevilt igavene. Igat Havana sfääri juhib üks neist kolmsuspäritolu isiksusest. Päevilt igavesed ei ole loojad, küll aga on nad täiuslikud haldurid. Ülimalt kogenult jagavad nad õpetusi ning toetavad oma planeedilapsi, juhtides absoluutsuseni küündiva tarkuse täiusele. Keskse universumi 1 miljard sfääri kujutavad endast paradiisist ning Havanast pärinevate kõrgete isiksuste koolitusmaailmu, olles ühtlasi ka selleks piirkonnaks, kus aja arenevatest maailmadest tõusuteele asunud loodud olendid lõplikult näitavad, mida nad väärt on. Kõik see isa suur plaan näeb ette loodud olendite tõusutee ning seda plaani teostades tuuakse ajapalverändulid kõige välisema ehk 7. ringluse vastuvõtu maailmadesse. Vastavalt sellele, kuidas nende koolitus tõhustub ning kogemus avardub, suunatakse neid järk-järgult planeethaaval ja ringluste kaupa ikka sissepoole, kuni nad lõpuks jõuavad jumaluste juurde ning saavad endale elupaiga paradiisis. Ehkki praegu hoitakse kõiki 7 ringluse sfääre pidevalt nende võrratus taevalikus hiilguses, on surelike kõikse tõusuplaani teostamise käigus ära kasutatud vaid umbes 1% Havana planeetide kogumahutavusest. Nende gigantsete maailmade pindalast on ligemale 1/10% mõeldud lõplikuse korpuse elu- ja tegutsemisalaks. Need igavesti valguses ja elus asuvad olendid paiknevad ning teenivad Havana maailmades sageli. Nende ülevate olendite kodu on paradiisis. Havana sfääride planetaarne ülesehitus erineb täielikult kosmose arenevate maailmade ning süsteemide omast. Suuruniversumis ei ole mitte kuskil mujal otstarbekas nii hiiglaslikke sfääre kasutada asustatud maailmadena. Triata füüsiline ülesehitus, millega liitub tohutute tumedate gravitatsioonikehade tasakaalustav mõju, muudabki võimalikuks selle, et gigantse loodu füüsilised jõud on nii täiuslikult võrdsustatud ning tema erinevad külgetõmbejõud sedavõrd täiuslikult tasakaalustatud. Nende tohutu suurte maailmade ainelise toimimise ning vaimse tegutsemise korraldamisel kasutatakse ka antigravitatsiooni. Inimese kujutlusvõime lennukaimalegi ulatusele jääb kättesaamatuks Havana sfääride ülesehitus, valgus ja soojus, samuti nende bioloogiline ja kunstiline kaunidus. Havanat pole võimalik sõnades kirjeldada, adumaks tema ilu ja suursugust hiilgust tuleb teil seda ise näha. Ent neis täiuslikes maailmades on olemas tõelised jõed ja järved. Vaimses mõttes on need maailmad ideaalselt varustatud, sfäärid on eeskujulikult kohandatud peavarju pakkumiseks keskses universumis tegutsevate paljude erinevate olendite arvukatele liikidele. Neis imekaunites maailmades toimub palju niisugust, mis jääb väljapoole inimesele omast arusaamist. 4. Keskse universumi olendid. Kõik Havana maailmade elusasjad ning elavad olendid jagunevad 7 põhiliiki ja igaüks neist põhiliikidest eksisteerib 3 kindlas faasis. Iga niisugune faas jaguneb 70 suuremaks alajaotuseks, millest igaüks koosneb 1000 väiksemast jaotusest ning igal väiksemal jaotusel on omakorda olemas alajaotused ja nii edasi. Neid peamisi elurühmi võib jagada järgmiselt. Esiteks materiaalsed, teiseks morontialikud, 3. vaimsed, 4. absoniitsed, 5. viimased, 6. kaasabsoluutsed ja 7. absoluutsed.
Kõdunemine ega surm ei ole osa Havana maailmade elutsüklist. Keskses universumis alluvad ainestumise muutumisele madalamad elusorganismid. On tõsi, et nende kuju ning avaldumine muutuvad, ent neid ei lahuta osadeks kõdunemine ega rakkude surm. Kõik Havana põlisasukad põlnevad paradiisi kolmsusest. Neil olenditel ei ole loojaid vanemaid ega saa nad ka järglasi. Me ei suuda ette kujutada nende keskse universumi kodanike loomist, sest tegu on olenditega, keda ei ole mitte kunagi loodud. Kogu Havana loomislugu kujutab endast katset aegruumistada igavikulist fakti, mil pole mitte mingit seost aja ega ruumiga, nii nagu surelik inimene neid mõistab. Ent selle lähtepunkti puhul tuleb meil inimlikule filosoofiale vastav mööndus teha, sest isegi inimesest palju kõrgemad isiksused ei tule toime ilma alguse mõisteta. Siiski on paradiisi Havana süsteem igavene. Havana põliselanikud elavad keskse universumi miljardisfääril samuti, nagu muud pideva elanikkonna klassid asuvad kõik oma sünnimaailmades. Nõnda nagu Jumala aineliste poegade klass hoolitseb selle eest, et jääks ellu superuniversumi miljardi kohaliku süsteemi aineline, mõistuslik ja vaimne toimimine, nii elavad ja tegutsevad laiemas tähenduses ka Havana põliselanikud keskse universumi miljardis maailmas. Teil oleks võimalik pidada havanlasi ainelisteks olenditeks eeldusel, et sõna aineline saaks laieneda, kirjeldamaks jumaliku universumi füüsilisi reaalsusi. On olemas niisugune elu, mis on päris omane vaid Havanale ning millel on oma tähendus. Havonlased hoolitsevad väga mitmel moel nende eest, kes paradiisist madalamale laskuvad ning superuniversumitest kõrgemale tõusevad. Kui nad elavad ka oma isiklikku elu ning igaüks neist eludest on keskses universumis kordumatu ning sel on oma suhteline tähendus, millel on üsna vähe tegemist paradiisi või superuniversumitega. Nii nagu arenevate maailmade usupoegade palveldamine aitab paremini tunda kõikse isa armastust, vastab ka Havana olendite ülev jumaldamine jumaliku ilu ning tõe täiuslikele ideaalidele. Samuti nagu surelik inimene püüab täita Jumala tahet, elavad ka need keskse universumi olendid selle nimel, et teostada paradiisi kolmsuse ideaale. Oma olemuselt ongi nad Jumala tahe. Inimesele valmistab rõõmu Jumala headus, havonlane joovastub jumalikust ilust ning samal ajal saab teile mõlemale osaks elava tõe loodud vabaduse läbi ilmnev hoolitsus. Havonlaste jaoks eksisteerib nii vabalt valitav olevik kui ka veel ilmutamata tulevikuline lõppsiht. Neil põliselanikel on olemas ka kesksele universumile ainuomane edenemine, mis ei hõlma ei tõusu paradiisi ega superuniversumite läbimist. Edenemist kõrgema Havana staatuse saavutamiseks võib visandada järgmiselt. Esiteks, kogemuslik, väljapoole suunatud progress. 1. ringlusest 7. Teiseks, sissepoole suunatud progress. 7. ringlusest 1. Kolmandaks, ringluse sisene progress ehk ühe kindla ringluse maailmu hõlmav edenemine. Lisaks Havana päriselanikele kuulub keskse universumi asukate hulka kogu loodus arvukalt eri universumirühmade etalonolendeid, omataolistele nõuandjaid, juhendajaid ning õpetajaid. Iga universumi, iga olend on kujundatud ühte liiki etalonolendi põhjal, kes elab ühes kindlas maailmas Havana miljardist maailmast. Isegi ajas surelike loodud olendite eksistentsi eesmärk ning ideaalid leiduvad neis kõrgustest tiirlevate etalonsfääride välimistes ringlustes. Havanos on kohta ka nendele olenditele, kes on juba jõudnud kõikse isani ning kellel on voli tulla ja minna. Nemad on määratud mitmel pool universumites eriülesandeid täitma. Ning igas Havana maailmas võib kohata pärale jõudmiskandidaate ehk neid olendeid, kes on füüsiliselt juba kesksesse universumisse jõudnud, aga pole veel saavutanud seda vaimset arengutaset, mis annaks neile õiguse taotleda eluaset paradiisis. Lõpmatut vaimu esindavad Havana maailmades paljud isiksused ning nende armuliste ja hiilgusega kroonitud olendite ülesandeks on keskse universumi keerukate mõistuslike ning vaimsete toimingute üksikasjalik haldamine. Seal jumaliku täiuse maailmades on nende osaks ära teha hädatarvilik töö tolle hiiglasliku loodu normaalseks toimimiseks.
aga lisaks täita mitmesuguseid ülesandeid tõusvate olendite hiigelhulga õpetamisel, koolitamisel ning kõikide nende tõusudel viibijate eest hoolitsemisel, kes on kosmose hämaratest maailmadest auhiilguse kätte tõusnud. Arvukad muud paradiisi Havana süsteemi päris asukate rühmad pole üldse otseselt seotud loodud olendite täiusele jõudmiseks kavandatud tõusuplaaniga ning seepärast on nad ka surelikele rassidele esitatavast isiksuste liigitusest välja jäetud. Käesolevas tuuakse ära ainult üleinimlike olendite suuremad rühmad ning need klassid, mis otseselt seostuvad teie ellujäämiskogemusega. Havana on tulvil kõikidesse faasidesse kuuluvate intellektiolendite elu. Need olendid üritavad seal madalamatest ringlustest kõrgematesse tõusta ning teevad jõupingutusi selleks, et kõrgemal tasemel jumalikkust ära tunda ning enda jaoks avaramalt väärtustada ülimaid tähendusi, lõplikke väärtusi ja absoluutset reaalsust. 5. Elu Havanas. Urantial te teete oma esmase elu ehk ainelise eksistentsi vältel läbi lühikese ja pingelise testi. Eluasememaailmad ning oma süsteemi tähtkuju ning kohaliku universumi te läbite tõusude Morontia faasis. Superuniversumi koolitusmaailmades te teete läbi edenemiskäigu ehedad vaimufaasid ning valmistute selleks, et lõpuks viiakse teid edasi Havanasse. Havana 7. ringluses on teie saavutused mõistuslikku, vaimset ja kogemuslikku laadi. Ning iga niisuguse ringluse igas maailmas on teil lahendada teatud kindel ülesanne. Keskse universumi jumalike maailmade elu on nii rikas ja külluslik, sedavõrd täielik ja täiuslik, et ületab igas suhtes inimesele omase arusaama kõigest, mida loodud olend üldse saaks kogeda. Selle igavikulise loodu toimimine ühiskonna ja majanduse vallas erineb sootuks Urantia taolistes arenevates maailmades elavate aineliste loodudolendite tegutsemisest. Isegi havanlaste mõtlemisprotsess erineb urantialaste omast. Keskses universumis kehtivad kõlblad ning olemuselt loomulikud seadused. Käitumisreeglid ei ole meelevaldsed. Igas nõudmises, mis Havanas kehtib, avaldub õiglasest meeles kantud põhjendatus ning õiguse mõistmisele toetuv kord. Need kaks tegurit üheskoos annavadki selle, mida Urantial nimetataks erapooletuks õigluseks. Kui te jõuate Havanasse, siis naudite loomulikult seda, et saate käituda nii, nagu peabki käituma. Kui intellektiolendid esmakordselt kesksesse universumisse jõuavad, võetakse nad vastu Havana 7. ringluse katsemaailmas, kus nad ka elama paigutatakse. Kui uustulnukad vaimselt edasi jõuavad ning hakkavad mõistma superuniversumi meistervaimu identiteeti, viiakse nad üle 6. ringi. Just selle keskses universumis kehtiva korra alusel on saanud oma nime ka inimmeele arenguringid. Siis, kui tõusuteelised on jõudnud ülimuslikkuse äratundmiseni, olles seega valmis jumaluse avastamise retkeks, viiakse nad edasi 5. ringlusesse ning pärast lõpmatu vaimuni jõudmist 4. Igavese pojani jõudmise järel kantakse nad 3. ringi ning siis, kui nad on kõikset isa tundma saanud, hakkavad nad viibima 2. ringluse maailmades, õppides seal paremini tundma paradiisi hulki. Havana 1. ringlusesse jõudmine märgib, et ajakandidaadid on paradiisi teenistusse vastu võetud. Olendi tõusude pikkusest ja olemusest sõltuvalt viibivad nad astmeliselt lisanduvate vaimsete saavutuste kõige seesmisemas ringluses määramatu aja. Sealt kõige seesmisemast ringist suunduvad tõusvad palverändurid sissepoole oma asupaika paradiisis ning nad võetakse vastu lõplikkuse korpusesse. Kui viibite tõusva palverändurina Havanas, võimaldatakse teil vabalt külastada kõiki neid maailmu, mida hõlmab teile määratud ringlus. Teil on lubatud tagasi pöörduda ka planeetidele, mis kuuluvad juba läbitud ringlustesse. Havana ringides viibijatel on seda kõike võimalik teha, ilma et neil oleks vaja lootma jääda transpordi supernavide abile. Ajapalverändurid suudavad end ise piisavalt varustada läbitud kosmoses liikumiseks, kuid läbimata kosmoses rändamisel sõltuvad nad siiski kindlaks määratud menetlusviisidest. Ilma transpordi supernavide abita pole palverändureil võimalik Havanast lahkuda ega neile määratud ringlusest kaugemale edasi minna. Terve see hiiglaslik keskne loodu on värskeldavalt
originaalne. Havona maailmade vahel ei leidu mitte midagi ühist, kui jätta kõrvale mateeria füüsikaline korrastatus ning intellektiolendite ja teiste elusorganismide peamiste klasside põhiline ülesehitus. Iga Havona planeet kujutab endast algupärast kordumatut ning ainulist loomingut. Iga planeet on võrratu, suurepärane ning täiuslik. Niisugune individuaalne eripära iseloomustab iga planeedi eksistentsi füüsiliste, mõistuslike ning vaimsete aspektide kõiki tunnusjooni. Iga täiuse sfäär neis miljardist on välja arendatud ja kaunistatud vastavalt sellel viibiva päevilt igavese plaanidele. Ning see ongi põhjus, miks ükski planeet ei sarnane mitte ühegi teisega. Kuni teil pole läbitud Havona kõige viimane ringlus ning läbi käidud viimane kui üks Havona maailmadest, ei lakka teile tolles elujärgis jõudu andmast avastusretke seiklused ega kao kuhugi uudishimu virgutav mõju. Seejärel aga astub oma eelkäija ajalike sõikluste võlu asemele igavikuomane, ikka edasi tiivustav tõukejõud. Üksluisus annab märku loova kujutlusvõime ebaküpsusest ning sellest, et mõistustepärane kooskõlastamine vaimuvõimetega ei ole olnud piisavalt aktiivne. Selleks ajaks, kui tõususurelik asub uurima neid taevaseid maailmu, on ta juba saavutanud emotsionaalse, mõistusliku ning sotsiaalse, aga ehk koguni ka vaimse küpsuse. Ühest Havona ringlusest teise liikudes satute te silmitsi kujutletamatute muutatustega, ent teie hämmeldus on piiritu juba siis, kui jõuate ringluse siseselt ühelt planeedilt teisele. Igaüks neist miljardist koolitusmaailmast kujutab endast tõelist üllatuste ülikooli. Neid ringlusi läbivate ning neis gigantsetes maailmades rändavate olendite osaks on kogeda pidevalt üllatumist ning lakkamatut imestamist. Havona elujärgus ei ole kohta üksluisusel. Seiklusiha, uudishimu ning üksluisuse pelgu neid arenevast inimloomusest lahutamatud jooni ei ole muudetud teie olemuslikuks osaks pelgalt selleks, et ärritada ja kiusata teid sel napi ajavältel, mil te maa peal viibite. Pigemini peaks see teile märku andma, et surm kujutab endast vaid seiklusrohke lõputu elujärgu algust. Ootustest, tulvil igavese elu, igikestva avastusretke algust. Arenevate kosmoseolendite kaasasündinud jumalike annetuste hulka kuulub uudishimu, juurdlemise vaim, avastamisvajadus ning uurimistarve. Neid loomulikke ajandeid ei antud teile päris osaks sugugi mitte selleks, et te neid pärsiksite ning maha suruksite. On tõsi, et napi maise elu jooksul tuleb teil neid edasi viivaid tunge aeg-ajalt taltsutada ning te peate sageli kogema pettumustki, sest täielikult õnnestub neid teostada ning hiilgavalt rahuldada alles tulevaste pikkade ajastute vältel. 6. Keskse universumi eesmärk. 7 ringlusega Havonas toimuv tegevus on oma ulatuselt hiiglaslik. Üldiselt võib seda jagada järgmiselt. Esiteks havonalik, teiseks paradiislik ja kolmandaks tõusuteelik, piiritletud, ülimat viimast hõlmav evolutsiooniline. Praegusel universumi ajastul toimub Havonas väga mitmekesine piiritletud taset ületav tegevus, mis hõlmab nii meele- ja vaimufunktsioonide absoniitse faasi kui ka nende funktsioonide muude faaside loendamatuid variante. Võimalik, et keskne universum teenib paljusid eesmärke, mida mulle ei ole ilmutatud, sest mitmeski mõttes toimib ta nõnda, et loodud meel ei küünigi kõike seda aduma. Üritan aga siiski kirjeldada, mil kombel see täiuslik loodu universumi intellekti 7 erineva klassi vajaduste eest hoolt kannab ning nende hüveolule kaasa aitab. Esiteks, kõikne isa. Esimene allikas ja kese. Jumal isale pakub keskse loodu täiuslikkus ülimat vanemlikku rahulolu. Ta naudib armastuse külluse kogemust peaaegu võrdsuseni küündivatel tasanditel. Täiuslik looja on jumalikult rahul täiusliku loodutalendi armastuse ning jumaldamisega. Havona võimaldab isale seda rahuldust, mida võib anda ülim saavutus. Täiuse teostumine Havonas hüvitab selle aegruumilise viivituse, millele allus igavene tung lõputult avarduda.
isa naudib seda, et Havana on jumalikult kaunis. Jumalikule meelele pakub rahuldus see, et ta võib lubada võrratu kooskõla täiuslikku algkuju kõikide arenevate universumite jaoks. Meie isa vaatab keskse universumi peale täiusliku rõõmuga, sest on ju selle näol tegemist vaimureaalsuse oivalise ilmutamisega kõikidele isiksustele terves universumite universumis. Universumite jumalale on Havana ning paradiis meele järele sellepärast, et need kujutavad endast igavest jõutuumikut, mis võimaldab kõiksusel hilisemat ajas ja ruumis avardumist. Lõpmatut rahuldust tundev igavene isa käsitab Havana loodut kui väärilist ning ligitõmbavat eesmärki, mille poole pürgivad ajalikud tõusukandidaadid, tema surelikud ruumist saabuvad lapselapsed, kes on jõudmas oma looja isa igavesse koju ja Jumal naudib paradiisi Havana universumit ka sellepärast, et see on jumaluse ning jumaliku perekonna igavene kodu. Teiseks, igavene poeg. Teine allikas ja kese. Igavesele pojale annab võrratu keskne loodu igavese tõendi isa, poja ja vaimu jumaliku perekonna ühise tegutsemise tõhustuse kohta. Havana pakub vaimse ning ainelise lähtekoha kõikse isa jäägituks usaldamiseks. Havana võimaldab igavesele pojale peaaegu piiramatu aluse igavesti avardada vaimujõudu. Keskne universum andis igavesele pojale sellise tegutsemispaiga, kus ta sai kindlalt ja vabalt oma kaaslasi paradiisi poegi juhendades demonstreerida annetumises sisalduva hoolekandmise vaimu ning toimimist. Ka on Havana see reaalsus alus, millele tugineb igavese poja vaimugravitatsiooniline kontroll universumite universumi üle. See universum rahuldab poja tarvet olla vanemlikus rollis, anda vaimseid järglasi. Havana maailmad ja nende täiuslikud asukad kujutavad endast esimest ning igavesti lõplikku tunnustähte selle kohta, et poeg on isa sõna. Nõnda leiab täiuslikku rahuldust poja teadvus kui isa lõpmatu täiendus. Ning see universum võimaldab vastastikuselt teostada kõik isa ja igavese poja vahelisel võrdsusel rajaneval vendlusel, mis on igikestev tõend nende mõlema igavikulisest isiksusest. Kolmandaks, lõpmatu vaim. Kolmas allikas ja kese. Lõpmatu vaimu jaoks tõestab Havana universum seda, et ta on ühine toimija, ühinenud isa ja poja lõpmatu esindaja. Havanos tunneb lõpmatu vaim kahekordset rahuldust, esmalt sellepärast, et ta toimib aktiivse loova jõuna, teiseks aga seetõttu, et ta on selle jumaliku saavutusega täielikult kaaseksisteeriv. Lõpmatu vaimu jaoks kujutas Havana endas niisugust toimimispaika, mis lubas tal näidata oma suutlikkust ja tahtmist teenida potentsiaalse armujagajana. Selles täiuslikus loodus valmistas vaim ennast ette avastuslikuks seikluseks, kaitsvaks hoolitsemiseks arenevate universumite eest. See täiuslik loodu andis lõpmatule vaimule võimaluse osaleda koos mõlema jumaliku vanemaga universumi haldamises, juhtimata universumist kui kaaslase, looja, järeltulija ning valmistuda sel moel kohalikke universumite ühiseks haldamiseks, kui loojate poegade kaaslased loovad vaimud. Havana maailmad on meele laboratooriumiks neile, kes loovad kosmilist meelt, aga samuti neile, kes kannavad hoolt iga olemasolema loodud olendi meele eest. Iga Havana maailmas on meel iselaadne ja on etalooniks kõikide vaimsete ning aineliste loodud olendite intellektidele. Kõikide nende olendite jaoks, kelle saatuseks on paradiis, kujutavad need täiuslikud maailmad endast meele kõrgkoole. Nad pakkusid vaimule piiramatuid võimalusi katsetada meelehoolekande viise niisuguste isiksuste peal, keda see ei ohustanud ning kellest oli selles toimingus kabi. Havana on lõpmatule vaimule hüvituseks selle ulatusliku ja isetu töö eest, mida ta teeb kosmoseuniversumites. Havana on aja ja ruumi väsimatu meelehoolekandja, täiuslik kodu ja puhkepaik. Neljandaks, ülim olend. Kogemusliku jumaluse arenev ühendus. Havana loodu pakub ülima olendi vaimsele reaalsusele igavest ja täiuslikku tõestust. Too täiuslik loodu on ülima jumala täiusliku ning sümmeetrilise vaimuolemuse ilmutuseks enne, kui algab aja ja ruumi kogemuslikes universumites piiritletult peegeldavate paradiisi jumaluste võimsuse ja isiksuse süntees.
Havonos ühinevad kõikvõimsa jõupotentsiaalid ülima vaimse olemusega. Seal keskses loodus saab piltlikult selgeks ülima tulevikuliselt igavene ühtsus. Havona on ülima universaalsuspotentsiaali täiuslik algkuju. Too universum on lõpule viidud pilt ülima tulevasest täiuslikkusest, andes samal ajal aimu ka viimase potentsiaalist. Havona näitab ülima ja täiusliku enesekontrolliga elavate tahteolendite vaimuväärtuste lõplikust meelt, mis tegelikult on sama kui vaim, ning intellekti ühtsust piiramatu potentsiaaliga ja tema reaalsust. 5. Võrdväärsed loojad pojad. Havona on see haridusliku väljaõppe piirkond, kus valmistatakse paradiisi Miikaele ette hilisemaks universumite loomiseks. Too jumalik ja täiuslik loodu on etalooniks igale loojale pojale ning ta pingutab jõudu selle nimel, et ka tema enda universum tõuseks lõpuks paradiisi Havona täiuse tasanditele. Havona loodud olendeid kasutab loojapoeg kui võimalike isiksuste algkujusid oma surelike laste ning vaimolendite tarvis. Miikaelid ning teised paradiisipojad käsitavad paradiisi ja Havonat kui ajalaste jumalikku lõppsihti. Loojatele poegadele on teada, et keskne loodu ongi universumi ülemjuhtimise tõeline asendamatu allikas, mis tasakaalustab ja ühendab nende kohalikke universumeid. Nad teavad, et ülima ning viimase lakkamatult toimiva mõju isikuline kohalolek on täheldatav just Havonas. Havona ning paradiis kujutavad endast Miikal poja loovat jõu lätet. Siin asuvad need olendid, kes töötavad ühes temaga universumite loomisel. Paradiisist on pärit universumi emavaimud, kohalike universumite kaasloojad. Paradiisipojad peavad keskset loodud oma jumalike vanemate ning iseeneste koduks. See on paik, kuhu nad ikka ja jälle hea meelega tagasi pöörduvad. 6. Võrdväärsed hoolekandjad tütred. Universumi emavaimud, kohalike universumite kaasloojad saavad oma eelisikulise koolituse Havona maailmades, kus nad on tihedalt seotud ringluste vaimudega. Keskses universumis said nad kohalike universumite vaimtütred asjaliku ettevalmistuse nende meetodite osas, mida rakendada paradiisipoegadega üheskoos töötades ning alati isa tahtele alludes. Havona maailmadest leiavad vaim ja vaimutütred sobivad meele etalone kõikide oma intellektirühmade, nii vaimsete kui ka aineliste jaoks, ning see keskne universum saab kunagi eesmärgiks nendele olenditele, keda ühiselt toetavad universumi emavaim ning tema kaaslane looja poeg. Universumi emalooja peab meeles paradiisi ja Havonat kui paika, kus ta on pärit, ning mis on lõpmatu emavaimu kodu ning lõpmatu meele isiksusliku kohaloleku asukoht. Sealt kesksest universumist on pärit ka isikuliste looja omaste eesõiguste annetamine. Need õigusi kasutades täiendab universumi jumalik hoolekandja loojat poega elavate tahteolendite loomisel. Ja lõpuks, et need lõpmatu emavaimu tütred vaimud ei naase tõenäoliselt mitte kunagi enam oma paradiisi koju, siis naudivad nad sügavalt universaalset peegelduvusnähtust, mis on seotud ülima olendiga Havonas ning mis paradiisis isiksustub Majestonis. 7. Tõusvad arenevad surelikud. Havonost on pärit kõikidele surelikele omastele isiksuse liikidele eeskujuks olnud etalonid. Samuti on Havono koduks kõikidele neile inimesest kõrgematele isiksustele, kes on küll surelikega seotud, ent kes ei pärine ajalikust loodust. Need maailmad innustavad kõiki inimpüüdlusi ehedate vaimuväärtuste saavutamiseks kõrgemail mõeldavail reaalsuse tasandeil. Havona on iga tõusuteed käiva sureliku paradiisieelse väljaõppe eesmärk. Siin jõuavad surelikud paradiisieelse jumaluseni, ülima olendini. Havona seisab iga tahteolendi ees kui värav, mille kaudu astuda paradiisi ning jõuda jumalani. Paradiis on lõpetanute kodu, Havona aga nende töötuba ja mängumaa. Iga jumalat tundev surelik ihaleb saada tõusutee lõpetanuks. Keskne universum ei ole pelgalt inimese jaoks määratud saatus, vaid ka see paik, kus saab alguse lõpetanute igavene elujärk, kui nad ükskord lähetatakse veel avaldamata kõiksele avastusretkele kõikse isa lõpmatuse uurimiskogemuses.
Absoluutse tähtsusega jääb Havana kahtlemata toimima ka tulevaste universumite ajastute vältel, mil võib sündida see, et kosmose palverändurid hakkavad üritama leida Jumalat piiritletust kõrgematel tasanditel. Havana suudab olla absoluutsete olendite koolitusuniversumiks. Kui 7 superuniversumit toimivad keskastme koolitusena nende jaoks, kes on lõpetanud väliskosmose alamaastme koolid, siis kujuneb Havanos tõenäoliselt kõrgema astme kool ja me kaldume arvama, et igavese Havana potentsiaalid on tõepoolest piiramatud ning et keskne universum suudab igavesti olla kogemuslik koolitusuniversum iga liiki loodud olendite jaoks, olgu need siis pärit minevikust, olevikust või tulevikust. Esitanud tarkuse täiustaja, kellele Uversa päevilt vanad tekid ülesandeks nõnda toimida.